minu arust ei ole see okei, vaata, kui öeldakse, et vaesed noored Eesti mehed, kes peavad minema kaitseväkke. Minu arust vaesed need vene poisid, kes ei oska üldse eesti keelt, aga peavad ikka minema. Kujutad ette, sa lähed metsa 8 kuuks ja ainuke asi, millest sa aru saad, on su enda nimi. Sa lähed põhimõtteliselt lemmikloomaks sinna. Mul oli üks siuke tüüp meeskonnast, ta nimi oli Kuročkin. See oli kogu vestlus, mis meil oli. Kui ma tahtsin, et ta minu juurde tuleks, siis ma ütlesin talle Kuročkin. Ja kui teda oli vaja kuhugi saata, siis ma ütlesin Kuročkin. Ja nagu ma saan aru, et on ju minu viga ka, et ma ei oska vene keelt. No. Ma proovisin, ausalt proovisin. Esimene kuu aega, ma kogu aeg olin, ma ütlesin lihtsalt Kuročkin, plavat, tuda. Ja siis nagu peale esimest kuud ma sain aru, et nad plaavat on ujumavad. Tead, kui segadused, ma vaatasin, miks ta seal hangede vahel nii veider on. Tal oli nagu see, et kas ma ootan, kuni see sulab. Aga no selles mõttes, Kuročkin oli ka täielik gangster. Ta nautis seda, et ta ei osanud keelt. Pooltel aegadel tal polnud isegi varustus kaasas. Me läksime esimest korda relva laskma. Meil olid laskmised ja Kuročkin, kõik seisame seal, laseme märki, on ju. Kuročkin seisis lihtsalt seal kõrval. Nagu mitte märgi kõrval. Nii palju ta sai ikka aru, et kuhu suunas me laseme. Ja see on mingi siuke veider asi ka, kus instruktor oli mingi, et no nii, lahing laskmised, eestlased sinna poole, venelased sinna poole. Me ei mänginud nii läbi seda. Vaid lihtsalt nagu, ta seisis seal meie kõrval ja ta ei olnud isegi relva kaasas. Ta lihtsalt vahtis seal seda oma märki ja lihtsalt ütles lask. Lask. Aga vaata, kui pärast oli vaja relva puhastada, siis tal oli see, et nii pohvivad. Sest tema relv oli puhas. Ja siis me olime mingi 2 kuud, olime õppehoones ja siis me läksime esimest korda metsa. Esimest korda ja me läksime nädalaks metsa, see oli talv ja Kuročkin ei võtnud magamiskotti kaasa. Sest kus ta pidi teadma? Me hakkasime lõunapaiku minema, Kuročkin lihtsalt mõtles, et ju siis saab täna lõunasööki kuskil mujal. Ja lihtsalt tuli metsa, esimene öö tuli, kõik läksid oma magamiskotti. Ta vaatas ringi, ta oli lihtsalt, bljät. Seal metsas oli niimoodi, meile kõigile jagati ülesanded. Minu ülesanne oli see, et ma pidin öö otsa istuma soojas autos ja kuulama raadiot. Kuročkin saadeti lihtsalt põllu peale. Mine kükita seal. Ja siis nagu kuskil südaööl Kuročkin võttis raadiojaamas minuga ühendust. Ja ma lihtsalt kuulsin, lihtsalt tuli siuke. Karu. Ja ma mõtlesin, et tubli Kuročkin. Mis sõnu sa veel tead? Ja siis Kuročkin oli seal nagu siin samas. Ja nüüd mul oli nagu see, et okei, Kuročkin, mine perse, vaata. Sa oskasid terve aeg eesti keelt või? Aga nüüd mul hakkas hirm ka tekkima, siis ma mõtlesin, et meil ei ole mitte midagi karude vastu õpetatud. Meile lihtsalt räägiti, et et käid metsas ringi ja kujuta ette, et venelane tuleb. Kuročkin seisis seal nagu, ma olen venelane. Mida ma kujutan? Ja teiseks mida Kuročkin teeb siis, kui karu teda ründab? Reaalselt ainukene kaitse, mis Kuročkinil karu vastu on lihtsalt lask. Lask.
ja mis ma siis tegin, oli see, et nagu minu kõrval seal autos magas üks Eesti poiss, kes oli käinud Luua metsanduskoolis. Ehk siis põhimõtteliselt karu ekspert. See tüüp magas autos, soojas. Kurotškin oleks võinud siin magada, ta ei saanud nagunii aru, mis toimub. No ma äratasin ta üles ja ma ütlesin, et seal on karu. No see tüüp just ärkas, vaata, tal oli lihtsalt see, et suur või väike. Ja ma pean nüüd hakkama seletama Kurotškinile, mis on suur ja mis on väike. Ma küsisin, Kurotškin, kas karu on suur või väike? Ja lihtsalt vaikus. Ma mõtlesin, me kaotasime ta juba. Kuni lõpuks ta murdis vaikuse ja ta lihtsalt ütles, keskmine. Sellel tüübil oli veel aega mõõta. Kujutage, et sa oled metsas ja sa midagi aru. Karu on siin samas. Suur või väike? No. Ja siis ma ütlesin sellele tüübile, karu on keskmine. Ja see tüüp lihtsalt tõusis püsti, tõmbas auto ukse kinni, keeras lukku. Ja läks magas edasi. Ma lihtsalt ütlesin ma lihtsalt sinna, et plaavat, Kurotškin, plaavat. Ainu, vahelised noored Eesti mehed. Kuulge, aga see oli minu aeg, ma olen Roger Andre, suur aitäh teile.